Tervist ja tere kallid vaatajad-kuulajad. See on siis Enlight Researchi teine intervjuude sarja osa, kus meil on külas Tallinna Kaubamaja Grupi tegevjuht, härra Raul Puusepp. Tervist. Tervist. Ma alustaksin kohe esimese küsimusega sellest, et vaadates tagasi eelmisele aastale, milliste saavutuste üle te olete kõige õnnelikum, mille üle kõige vähem õnnelik? Kas midagi läks hästi, midagi halvasti, kui üldse läks halvasti? No tervikuna meie hinnangul me oleme aastaga väga rahul olla. Et kindlasti on meil hea meel meie kõigi töötajate ja ettevõtete panuse ja tulemuse üle. Et tulemused olid meil nii tervikuna kui paljudes olulisemates ärisuundades ajaloo kõige paremad ehk rekordtulemused. Rahul võime olla ka nende tegevuste üle, mis on suunatud siis ettevõtte järgmiste perioodide tulemuste saavutamiseks, arengute üle. Et näiteks meie turvaettevõtete laiendamisele me omandasime möödunud aastal 3 uut turvaettevõtet. Me renoveerisime meie jaoks 3 olulist Selveri poodi, üks kõige suurem Järve Selver, üks võib-olla kõige keerulisem Delice Solarise keskuses, avasime ühe uue poe Kurnas. Et kõik sellised tegevused, et need on läinud meil plaanipäraselt aja ja eelarve graafikus. Et kindlasti on hea meel ka DKM Finantsi arengute üle. Tegemist on siis ettevõttega, mis on suunatud jaekaubandust toetavate finantslahenduste pakkumistele ja finantseerimislahenduste pakkumistele klientidele. Meil on mõnda aega juba turul kuukaardi lahendusega ja nüüd lisandus siis aasta lõpus ka sellele järelmaksu võimalus klientidele ja siis slice lahendus ehk siis nagu makse jagamine osadeks. Millega võib ka väga rahul olla, on meie klientide arv, nii üllatav kui see ei ole, jätkas ikkagi veel kasvamist, et meil on rohkem kui 720 000 püsiklienti. Väga hea meel on ka meie aktsionäride arvu kasvu üle, et see on ka mõnevõrra üllatav, et meil on lisandunud nii palju väike aktsionäre, et põhimõtteliselt võib öelda, et igal tipptunnil on Selveri poodides kindlasti ka meie väike aktsionäride omanikud kohal ostukorvide ja kärudega. Te küsisite, mis on negatiivne. Et negatiivne on kindlasti üldine foon, üldine majanduse seis, selline volatiilsus, närvilisus, palju ebakindlust turul, klientide ostukäitumise muutused, segased signaalid, kogu see konjunktuur, sõja ja muud teemad. Et see on see, mis meid häirib. Lisaks ka need siseriiklikud segased signaalid, seadusandlud, direktiivid, normatiivid, selle peale kasv ja võib-olla ka kohati selline ülemäärane bürokraatia vohamine. Need on negatiivsed pooled. Arusaadav ja muljet avaldavad saavutused. Eesti SKP ise langes eelmisel aastal ligi 3%, aga teie kasum tõusis üle 20% aastast aastasse. Et ma eeldan, et neid põhjuseid te just loetasitegi, et miks see nii oli, kuidas te suutsite langevas turukeskkonnas tõsta kasumit? No eks selle taga on paljude inimeste töö järjepidev ja eelmistel perioodidel tehtud õiged otsused. Ükskõik, kas me räägime siis investeerimisotsustest füüsilistesse keskkondadesse, nagu siin Kaubamaja maailmade renoveerimised või Selveri arengud või meie infosüsteemidesse investeerimised. Kindlasti toetas meil ka mõnevõrra turg või konjunktuur näiteks autokaubanduses. Et autokaubanduse nõudlus oli suur. Ilmselt tuli selle taga ka ikkagi nendel paaril viimasel aastal autode kättesaadavuses tekkinud defitsiit ja selle defitsiidi tagantjärele rahuldamine. Et see tuli meile ka kindlasti positiivse poole pealt kasuks. Okei. Ja muidugi kulud. Et me tegime ju ikkagi kuludega väga tõsist tööd. Et need energiahinnad, mis meid siin eelmisel ja üle-eelmisel aastal valusaid lõid, et me väga aktiivselt asusime tegelema siis efektiivistamisega, kulude või tarbimise vähendamisega, erinevad automatiseerimised ja kokkuhoiukohad. Et kulude pool kindlasti oli ka, mis meid aitas. Selge. Nüüd 2023. aasta tõotab tulla järjestikus 17, kus te maksate dividendi.
et võttes arvesse, et teil sellist väga selgelt sõnastatud või kindlat dividendipoliitikat ei ole, siis kas te saaksite heita mingisugust valgust nendesse telgitagustesse, kuidas tekib grupisiseselt dividendi maksmise otsus aastast aastasse? No dividendipoliitika on meil tegelikult täitsa olemas. Mida seal tõesti ei ole, on numbriline või protsendiline lubadus dividendi määra kohta. Aga jah, me oleme päris pikka aega suutnud siis täita seda oma eesmärki või ambitsiooni, et maksta aktsionäridele või osanikele väärikaid dividende. Ja kuidas nende dividendi ettepanekuteni jõutakse, see on ju iseenesest ka lihtne. Et me vaatame ja hindame oma seniseid tulemusi, millised on siis teenitud rahad, tulevaste perioodide investeerimisvajadusi, prognoose tulevastele rahavoogudele ja tulevastele tulemustele ja võtame siis arvesse ka seda turu nii-öelda ootust või tulususe määrale kapitaliturgudel. Ja niimoodi see dividendi ettepanek siis sünnibki. Midagi iseenesest seal keerulist ei ole. Arusaadav. Nüüd tarbija on olnud Eestis viimasel ajal üllatavalt tugev. Kuidas te hindate 2024. aastal seda Eesti tarbija tugevust? Kas te arvate, et tarbimine Eestis kasvab, kahaneb, jääb samaks võrreldes eelmise aastaga? No see on päris keeruline küsimus sellele vastata, et see on nii ja naa, et ilmselt mahuline tarbimine vähemalt väga paljudes erinevates segmentides ei kasva. Et need kasvud on ka siin viimastel kuudel või isegi viimasel aastal olnud pigem nagu inflatsioonilised ja mahud on vähenenud. Ma arvan, et see 2024. aastal läheb enam-vähem samamoodi. Kusagil on kindlasti ka tagasiminek mitte ainult mahtudes, vaid ka rahalistes numbrites mõnedes sektorites. Ja mõnedes sektorites on võib-olla ka näha mahu kasve, aga tervikuna ma arvan, et see tarbimine väga palju ei kasva, et ta jääb võib-olla umbes samaks. Selge. Kuidas te näete, kui minna nüüd segmentidesse automüügi potentsiaali Lätis ja Leedus, just järgmise 5-6 aasta perspektiivis, et kas automüük nendes riikides võiks ületada Eesti automüüki emmas-kummas riigis siis TKM Grupi jaoks? No automüük me oleme tegelikult tegevad nii Eestis, Lätis, Leedus. Et ega Läti ja Leedu turud on meie jaoks olnud juba aastaid väga tähtsad. Et näiteks Kiia maale toomises, kui nüüd täpsed numbrid kõrvale jätta, siis suurusjärgus natuke alla 5000 auto, sealt suurusjärgus 2000 autot Kiiadest on müüdud Leedu turul. Leedus oleme tegelikult rohkem raha teeninud kui Eestis või Lätis. Ja autoturg tervikuna, ma arvan, et järgmisel aastal jääb umbes samasse suurusjärku, et ta oli 2023. aastal circa 70 000 autot ja 24 me prognoosime, et ta tuleb umbes sama. Nii et me juba täna teenime tegelikult Leedust rohkem raha kui Eestist ja Lätist oluliselt ka raha ja see on pigem tõusva trendiga. Et lisaks meil on lähiaastatel, kui te küsisite 5-6 aasta perspektiivis, et on meil ka olulisi investeeringuid tulemas nii Läti kui Leedu suunalisi. Et see peaks veelgi võimendama. Et see trend jätkub ja eriti just Leedus, kus te olete siis toonud turule ka Škoda kaubamärgi ja nagu ma aru saan, siis hetkel veel pigem sellises startup faasis, et see ainult kasvab lähiaastatel. Ja, no me ei ole toonud turule, seal oli Škoda kaubamärk ka enne ja väga heal positsioonil. Et nüüd oleme ka meie saanud Škoda müügiõigused, esialgu on tegemist tõesti sellise startup lahendusega, ajutise salongiga, aga meil on Leedus plaanis ehitada 2 brändile siis täiesti uus autokeskus, meil oleks kinnistu olemas ja arendustööd käivad. Ja samamoodi on Lätis meil plaan ehitada Riias siis teine Kiia esindus. Et me oleme võimendamas seda ja Leedu turg iseenesest on palju suurem kui Eesti turg. Leedu majandus on viimastel aegadel kiiremini arenenud ja arvata võib, et kui Ukraina sõja lõpplahendus järgselt Leedu turu majanduse seis veelgi paraneb ja tema veel kiireneb. Me oleme positiivselt meelestatud nii Läti kui Leedu osas. Ja, no SKP peaks seda juba näitama ja Škodaga sobitub sinna segmenti väga hästi. Ja, no Škodaga me Lätis ju kaupleme ja edukalt.
Peale 3 väga tugevat aastat automüügisegmendis ennustab Enlight Research selleks aastaks mõningast langust automüügi kasumlikkuses. Kuidas te hindate seda trendi? Kas see trend on põhjendatud ja kas automüügi kasumlikkusest lastakse järgmise paari aastaga natuke õhku välja? Ja automüügi kasumlikkus ja automarginalid on nende defitsiidi oludes tõesti olnud viimastel aastatel kasvus ja on olnud väga tugevad. Aga ma väga palju lihtsalt ei julge vastu vaielda sellele 13% languse prognoosile, aga samas ma pigem päris ka nii ei arva. Et see autode maht, nagu ma enne ütlesin, tõenäoliselt jääb üsna samaks. Eestis võib see isegi kasvada kahekohalise numbri võrra, kas ta on 10 või 15%. Et siin on kindlasti mõju ka sellele valitsuse automaksu teemal. Et need, kes ikkagi autot vahetama hakkavad, need võib-olla siis teevad seda aastal 2024. Surve marginaalidele muidugi mõnevõrra kasvab, kui autode saadavus on parem ja kauplejatel on ladudes autosid. Aga ma ei usu, et see 13% kasumlikkuse kukkumine ikkagi tervikuna peaks tekkima. Pigem üllatate meid positiivselt? Jah. Selge. Vahetades nüüd segmenti ja liikudes toidu jaemüüki, tundub, et Lidli tulekul Eesti turule on olnud pigem selline limiteeritud mõju. Et kuidas te seda mõju hindate, kas see lähiaastatel pigem kasvab ja kas see mõju on siis tuleb järgi hiljem ja keda te peate enda jaoks selliseks suurimaks konkurendiks selles segmendis, kui mitte Lidlit? No ma Lidli mõju muidugi kuidagi ei alahindaks. Et ma ütleks, et pigem, et see on olnud üsna ootuspärane või meie prognooside lähedane, võib-olla pisut nõrgem. See mõju on olnud võib-olla ikkagi lõviosas tänu kaupluse võrgu kasvule, kaupluste arvu juurde tekkimisele turule ja vähem võib-olla kui arvatakse või ajalehes kirjutatakse konkreetselt sellele kauplejale omaselt. Et Lidl on kahtlemata väga tugeva turujõugu, suurte kogemustega tegija, aga suurem mõju tuleb, ma arvan, sellest kaupluste võrgu juurdekasvust. Aga keda me konkurentideks peame? Konkurentideks me peame kõiki, kes meiega sarnases või samas piirkonnas, siis sarnases segmendis, ehk siis kui rääkida Selverist, siis toidu esmatarbekaup kauplevad. Et ma siin ühtegi konkreetset ketti nagu ei oskaks välja tuua, et kõik on kõigile konkurendid tegelikult, aga meil on võib-olla mõnevõrra teistest erinev püsiklient või see inimene, kes meie poes käib. Mitte selle poolest, nagu siin lehes kirjutatakse, et keskklass ja jõukam ja vähem raha lugev, aga see Eesti inimene, kes lisaks siis sellele kaubale, mis ta ostab ja selle kauba kvaliteedile väärtustab ka seda, kust ta ostab. Et see raha, mis siis Selveri poodidesse tullakse, jääbki nende rohkem kui 20 000 aktsionäri taskusse. Ja need aktsionärid võivad siis sellest reaalselt tekkivast kasumist osa saada. Need aktsiad on ju vabalt ostetavad ja müüdavad. See raha läheb täiesti olulises osas ikkagi tagasi Eesti inimeste taskusse, Eesti kultuuri, Eesti sporti. Ta on nagu meie enda raha. Võib-olla sellepärast on ka see Selveri ja partnerkaarti lojaalsus pisut teistsugune kui teiste lojaalsusprogrammide. Kindlasti on see soliidne argument. Ja sa saad käia omas poes, kui sa seda soovid. Hetkel pakuvad kõik peamised toidukaupluste ketid tasuta kohale toimetamist mingist korvi suurusest alates. Et kas võib eeldada või kas teie eeldaksite, et tulevikus see teenus on ikkagi tasuline, arvestades, et see on lisandteenus, mida peab pakkuma ja et selle jaoks kulub raha? Või arvate, et pigem ta jääb selliseks tasuta teenuseks? Ja kui te arvate, et selle eest peab hakkama raha maksma, siis millal umbes? No e-toidukaubandus ei ole iseenesest kasumlik ärimudel. Ja varem või hiljem see tasuta koju toimetamine lõpeb. See oleneb sellest, kui kaua siis turuosalised suudavad seda kahjumit taluda või vastu võtta või millised need ambitsioonid on. Et meie oleme selles segmendis selgelt kõige suuremad ja erinevalt teistest oleme suutnud seda äri ajada siis niimoodi, et me ei maksa peale. Aga see ei ole mingi kasumi teenimise koht. Et see on mugavusteenus ja selle eest tuleb maksta ja kas see juhtub nüüd aasta, 2 või 5 jooksul, et kindlasti ta pikas perspektiivis ei jää tasuta teenuseks. Selge. Eelmise aasta lõpuga oli Selveril üle Eesti 71 poodi
ja kusjuures 70 kandis on Selveri poodide arv püsinud ka viimased 4 aastat. Et kas te tunnete, et see ongi selline optimaalne arv poode või kas lähitulevikus väiksemal või suuremal määral peaks kahanema, kasvama? Eks me jätkame kasvamist. Et me sel aastal avame ka 2 uut poodi, ühe Rocca al Mare keskuses, ühe Tartus Raadil. Pidevalt renoveerime kauplusi ja otsime neid uusi kohti. Aga me otsime neid ikkagi väga nagu kaalutletult ja arutame ja mõtleme, et iga hinna eest laiendada kaupluste võrku ja võtta sealt miinuseid ei ole ju mõtet. Pigem ei ole meil vastupidi, pigem ei ole meil häbi kinni panna mõnesid poodid, mis ei rahulda meie tulemusi ja kus me ei näe perspektiivi. Et me jätkame kasvamist, aga see kasv ei ole kindlasti selline, nagu võib-olla siin 5 või 10 aastat tagasi. Selge. Kui rääkida kaupluste arvust. Jah. Kas te olete kaalunud või olete kaalumaas toiduainete jaemüügiga ka laienemist teistesse regioonidesse, riikidesse, Läti, Leedu? Selge vastus ei ole. Selge. Viimaseks ma küsiski seda, et olete olnud Tallinna Kaubamaja Grupi tegevjuht üle 20 aasta. Olete selle aja jooksul teeninud välja aktsionäride usalduse, omanike usalduse ilmselgelt ning ka omandanud sellise väga ekstensiivse kogemuste pagasi, navigeerides edukalt gruppi läbi globaalse finantskriisi, COVID-kriisi ja nüüd selle intressimäärade tõusu. Et nende kõige kogemuste põhjalt, kuidas te hindaksite eelolevat aastat 2024? Kas see tuleb pigem raskem, pigem normaalne või pigem selline natuke lihtsam? No pigem tuleb ta selline väga segane aasta, et väga erisuunaliste signaalidega, väga volatiivne aasta ja ise arvame, et esimene pool aastast tuleb keerulisem. Need erinevad signaalid võivad, inimeste ostukäitumine ei ole alati nagu ratsionaalne, on tihtipeale ka emotsionaalne ja mõned asjad mõjuvad ja töötavad rohkem, nagu sõjateemad, intresside tõusud. Et praegu on ka näha juba pikka aega, et keskmiselt võib öelda, et inimeste toidu ostukorvust 1 toode on kadunud. Et meie kliendid on alles, need samad kliendid käivad meie kauplustes, nad käivad sageli sama tihti, sama palju, me saame just neid analüüse teha, aga nad ostavad 1 toote vähem. Et selline alalhoidlik käitumismudel ilmselt on 2024. aastale iseloomulik. Ja muidugi sektoriti võivad olla väga erinevad. Et kuskil sektoritest, millest ma väga kaasa rääkida ei taha, aga näiteks tehnika või mööbel või need võib käituda hoopis teisiti kui toidukaubandus või rõivakaubandus. Et tuleb suhteliselt segane aasta, aga ma ei näe ka, et läheks halvemaks. Pigem tuleb selline natukene settimise aasta. Selge, aitäh. Nendega on meie küsimused otsa saanud. Tänan teid väga teie aja eest ja väga arvestatavate sisendite eest. Oli väga põnev intervjuu ja järgmise korrani. Aitäh.